Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, teile kõigile uue päeva puhul suur kallistus. Tervitused, lugupidamine ja armastus. Kuule, Tede, ma arvasin juba, et sa hüppad mulle jälle kaela, hulluke. Sõbrad, täna teen talus remonti, tegelen töödega. Tegelikult alustasin eile, aga ei saanud valmis. Täna mõtlesin, et näitan teile vähemalt jätkuvideos. Tegime mõned uued muudatused. Need tuleb meie kassi jaoks korda seada. Tegelikult kavatsesin kassi ära anda. Nüüd on meil temaga juba päris tugev side. Ma ei suutnud kassi ära anda, sõbrad, sest ma armastan teda väga. Mõtlesin, et teeme talle parem eluruumi. Mõtlesin, et teeme talle turvalise ja kindla koha, kus ta saab rahulikult olla. Siis mõtlesin veel, mida teha, ja nüüd hakkasime talle spetsiaalset kohta kujundama. Te näete seda puuri minu selja taga. See pole veel valmis, me tegime alles karkassi. Täna loodetavasti lõpetame selle täielikult. Nüüd kavatsesin põranda valmis teha. Põrandale tahtsin alguses panna plastist vooderdust, aga loobusin sellest. Nüüd mõtlesin, et ärme hakka seda niisama ostma. Kasutame olemasolevat materjali, et saaksime selle järgi hinnata. Alumist ja ülemist osa seletan teile kohe. Palun ärge pahandage minuga enne, kui olen selle ära seletanud. Oleksin väga tänulik, kui toetuseks selle video meeldivaks märgid ja kanali tellid ja kommentaari jätad. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge vedage mind alt, tehke üks hea tegu. Ärge olge laisad, Rocki! Kas sa mängid asi ega Rocki? Muide, te teate, et ma jagan ka neid, kes kõige rohkem kommentaare jätavad. Praegu näete ekraanil 4 inimest. Aitäh kommenteerimise eest, sõbrad, kõike head teile. Need, kelle nimesid ma ei saanud mainida, ärgu pahandagu. Kui ma kõigi nimed ekraanile paneksin, ei jääks sinna ruumi. Järgmises videos toon jälle esile need, kes kõige rohkem kommenteerivad. Sellele videole kirjutage ka nii palju kommentaare kui võimalik. Näe, mu Noora tuli ka. Noora! Tule siia, kaunitar, tule! Nora on juba puuri lahti murdnud. Ta käib pidevalt sisse ja välja, jalutab ringi nii, nagu ise tahab, sõbrad. Nüüd vaata, me tegime sellise puuri, eks? Selle eesmärk on see, et ma pean nüüd üleval koera ja kassi omavahelise kontakti katkestama. Sellepärast mõtlesin, et teeme üleval midagi, et mul oleks neil silm peal. Me tegime siia ühe süsteemi nende postide peale. Täielikult selleks, et koerad ei saaks kahju teha. Et loom saaks rahulikult siin olla. Kass muidugi ei jää siia kogu aeg. Õhtuti viin ta tuppa, aga päeval jääb ta siia, sõbrad. Me ei suutnud neid koeri kuidagi kassiga harjutada. On neid, kes on harjunud ja neid, kes ei ole harjunud. Ja kui kass, jumal hoidku, läheks veel puuris olevate koerte juurde. Te teate, me võtsime ta õigel ajal, nüüd ei raatsiga ära anda. Sellepärast mõtlesingi, et vend, teeme talle ka ühe elamise. Selline süsteem üleval. Minu arvates tuli see väga ilus. Sees on ka avar. Isegi nüüd mõtlesin järgmise sammuna teha selle 2-korruseliseks. Alumise osa planeerisimegi nii. Siis mõtlesin, et kui see all on, võivad koerad seekord altpoolt kahju teha. Seetõttu on parem, kui see on üleval. Näiteks ainus koht, kust koerad sellele ligi pääsevad, on siin. Tagantpoolt ei saa nad niikuinii midagi teha. Siin pole ka mingit probleemi, sest ma olen niikuinii kogu aeg kohal. Ainult sellist võrku siin ei ole. Vaata, taha oleme pannud sellise peene kanavõrgu. Sinna pannakse ka võrk peale. Ja siis pannakse peale kanavõrk. Nendele väljas tehtud võrkudele, nendele traatidele panen ka sama kanavõrgu peale, sest kassid on väga paindlikud loomad. Et nad sealt vahelt välja ei pääseks, ei võtaks mingit riski ja töö oleks korralik, ütlesin sõbrad. Kas mu Noora on ka tulnud, Noora? Mu suur tüdruk, mašallah. Mu imilusele tüdrukule. Su ilsuse eest annaksin kõik. Mašallah, mu apel tüdruk. Oi. Täna läheb ka meie Taka, sõbrad. Taka, tika rumba. Taka, kas sa lähed ära, tütreke? Ma hakkan sind igatsema. Ausalt, ma armastan seda Takat väga. Aga täna sai tema külaskäik läbi. Täna tuleb omanik Taka järele. Proua Taka läheb ära. Nüüd noored, andke natuke ruumi, ärge jalus olge. Rootsi, Nora jookse! Nüüd selle põranda jaoks kasutame olemasolevaid laudu, nagu ma ütlesin. Panen laua, selle järgi mõõdame need nüüd ära, et teaksin, kust lõigata. Teeme kindlaks, kust lõikame, et asi oleks korralik. Nüüd lõikame siit. Noora, mine eest. Noora, mine eest nüüd. Noora, mine eest nüüd, Noora.
loodetavasti. me ei mõõtnud ka valesti. oota korraks, mulle tundus, et see on siin. mulle tundus, et see on siin. ärme võta liiga vähe, vend. ma pole neidki veel maha pannud, praegu panen kõik kaanetükid, mis mul käes on, maha, vend. on olemas ka plastvooder, see on ka plastikust. ma ütlesin, et plastik läheb soojaks, saad aru? siis loobusin plastist. katusel oli meil selline plekk olemas. panime muidugi pleki, aga kuna plekk läheb kuumaks, siis ma teen sinna nüüd midagi. ma värvin selle pleki valgeks, et päikest peegeldada, sõbrad. nüüd lõikame selle ära, vend. olgu. nüüd. nüüd on aeg see sisse tuua. ma olen uudishimulik. kas kass tunneb end siin mugavalt? loodetavasti läheb kõik hästi. las ma teen ka selle asja täna ära. siis niidan ma rohud ära, sõbrad. täna niitsin ma ka natuke rohtu. veel pole valmis, meil on veel tonnide viisi tööd teha. ma tegin ainult keskosa ära. mõned probleemid. olgu! meie suur veduk. ja. kas teadsid, et see juhtus sellepärast, et 1 sentimeeter jäi pikaks? vaata, siin pole isegi sentimeetrit pikem, lihtsalt see koht on viltu. kuna see koht on viltu, juhtuski nii. see, et see koht viltu jäi, polnud üldse hea, vend. see, et see koht viltu jäi, polnud üldse hea, sõbrad. ja üldse mitte hea. nüüd sai korda. sealt me pöörasime selle ju ümber. nüüd sai korda, sõbrad. nüüd. siin on kah, nii. seda teist tahvlit ka. me peame selle läbi lõikama. see peab täpselt profiili keskele jääma. jah, kallid vaatajad. meie meister Taifun Demirci tegeleb selle spordialaga, nagu te teate. ja kuna ta tegeleb selle spordialaga, meie meister täidab selle ülesande korralikult. kas mul läheks tegelikult lihtsamaks, kui ma selle siin kohe läbi lõikaksin? kui ma selle niimoodi võtaksin? ei sobi. vennas, märgime ära. oota. olgu. nüüd tõmbame ka need välja. me peame need tagasi võtma. me peame selle täpselt keskele panema. siis me ei saa ka jupi juurde panna, sõbrad. seetõttu. see katab poole ära, ma kasutan alati lihtsalt ülejäänud materjali, mis mul käes on. on olemas, ilma asjata. uue materjali peale pole vaja maailma raha raisata. kõik on väga kallis. nii palju, kui suudame. praegu.
ongu. praegu. ilus. paneme veel kord, vaatame. nägid, eks? võta siit, oluline koht on siin. täpselt selle profiili peale peab see nii istuma. muidu ei saa me järgmist lauda teisele poole panna, sõbrad. Need lähevad üksteise peale ja see näeb kole välja. ma tahan, et see oleks puhas. et oleks ilus vaatepilt. sellepärast ainult need kohad siin. me peame selle lahti võtma või külgedelt midagi tegema, midagi ei juhtu. ärme seekord tee väikesest tööst suurt tööd. olgu, see koht jääb nii. kas me kruviisime selle nüüd kinni? see sobib täpselt. kas kõik on korras? paneme isegi ühe kruvi sisse, vaatame. kinnitame need ära. tegelikult neil oli selline vana kruvi. meil on isepuurivad kruvid, seibidega. kui nii juhtub, mis siis saab seekord? see ei puuri lauda läbi, neid on vaja. oota, proovime korra, kas suudame läbi puurida. oota. paharetid. igal juhul, kas see on liiga lühike? tõesti, seda on väga raske läbi puurida. hei, ära hakka ülbitsema. tule nüüd asja. ära aja siin segadust. kus on meie trell? see oli seal. Sven, selle jaoks on meil nüüd puidukruvi vaja, need on. aga see ei ole puidukruvi, sõbrad. proovime siis korra, proovimisest. kahju ei tule. vähemalt on kass nüüd siin vend, vaba, näeb kogu aeg õue. ma panen ta tuppa kinni. see ei sobi toas. nii loomad muutuvad rahutuks, kui ka loom ei tunne end seal mugavalt. said aru? aga see kruvi on lühike, vend. see kruvi ei sobi, sõbrad. see kruvi ei sobi. proovime neid pikemaid panna. sõbrad, jumal tänatud, saime puuri valmis. eile tuli meie Džihangir vend, tegime kõik koos temaga valmis. tahan teda ka siit väga tänada. tegelikult mina ei keevitanud, kõik keevitustööd ja muu tegi tema. eile valmistasime põranda ette, paigaldasime materjalid, traadid ja muu sellise. katused olime juba eelmisel päeval kokku pannud. sellest sai väga hea puur. näita nüüd seest ja väljast igalt poolt, et see hästi näha oleks. ülemine osa pole veel valmis, selle värvime ka veel ära. näita nüüd külgi, traate ja sisemist kujundust ka. eile käisin loomapoes ostlemas, võtsin ka mõned tarvikud. siis ostsin rohelise kunstmuru vaiba. võtsin mänguasja, toidukaussi, uue kassiliiva jaoks. palju asju, no nagu näed, siin sai tipptasemel 5 tärni süsteem, sõbrad. eile õhtul panime kassi siia. meie kass veetis siin natuke aega. ainult üks probleem tekkis. vaata, siin olid ka need traadid. Läksime paariks tunniks talust ära, tulin tagasi. sõbrad, Dede oli selle traadi katki teinud. sellest traadist oli siin ka. vähemalt oli hea, et me seda nägime. saime enne tõsist juhtumit teada, mis on mis. ta oli ka selle külje natuke lahti teinud. nüüd see väline traat seal, selle viime sissepoole. ehk siis võtame selle algusest peale uuesti lahti, need väikesed traadid. pärast seda peame selle täielikult uuesti sisse viima. kuna see oli väljas, siis see Dede, see lurjus Dede on need ära lõhkunud. sellesse ei saa ma kohe kassi panna. kass ajas eile oma pea siit läbi. seega ei saa me sellele lootma jääda ega riski võtta, sõbrad. aga tõesti, minu arvates tuli see väga ilus välja, mulle väga meeldis, vend. tõesti, meie kassile sai sellest suurepärane koht. ja see, et me selle üles tegime, tuli ka hästi välja. ma mõtlesin ja kaalusin, kui me selle nüüd maha teeksime, siis ei sobiks, loomad puutuksid kohe kokku. tagumine osa on kõrge, siia saavad ainult koerad tulla. väikesed ei saa siia niikuinii tulla, ainult kuna Dede on pikk, sai ta siin hüpates sellele ligi. kas panen Dede siia, vaata korra. Dede, tule siia. Dede, tule, las ma panen sind korraks kassi asemele, tule. mine nüüd, vaatame. mine. nüüd sa ajasid kassi siit minema, nüüd jää sinna, vaatame.
vanaisa jäägu sinna. kui see mulle pähe tuleb, panen ka koerad siia sisse. Las nad jäävad siia. Vanaisa, tule siia. Vanaisa, ära söö kassiliiva, kuule. Vanaisale jäi siin natuke madalaks. Sest on pikk. Panin siia ka Rocki ja Rocki näeb siin väga hea välja. Vanaisa, mis juhtus, kus see kass siis oli? Nüüd on kassi uuesti välja, proovime veel kord. Vanaisa, tule! Hüpa, 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 hüpa! Isos, kas ma panen sind sinna, Isos? Oota, vaatan, Isos. Ei, ärge tülitsege. Isos, tule! Oota, Natasha, Isos on ju lühikest kassu. Isos, sina jää sinna. Ma teen veel paar sellist puuri, panen need sinna sisse ja las nad jäävad sinna. Aga väga armas ja ilus koht sai, ausalt öeldes mulle väga meeldis, sõbrad. Ma arvan, et oli hea mõte see kõrgemale teha. Tõesti 5 tärni väärine sai. Isos! Tule siia, tüdruk. Muu tüdruk, ma lähen nüüd. Kas kõik on korras, Isabel? Nüüd mõtlen ma veel ühele lisandusele. Nüüd jäi see siia keskele ilusasti, aga võib-olla saan ma siia kõrvale ka ühe koha teha. Sinna tahan ma ka jänese võtta, sõbrad. Võtan ühe jänese. 2, 3, 4, palju iganes. Või siis kunagi hiljem nümfkakaduu või midagi sellist. See projekt meeldis mulle väga, ma võin neid samamoodi edasi teha. Me ei tohiks ka seda liiga umbseks teha, ega kõike kinni panna. Võib-olla läheme isegi kaugemale, aga kui see päev tuleb, siis ma planeerin selle. Isos, kas sulle meeldib su koht? Jah, Isabel? Mu ilus tüdruk, vaata, kuidas Isabel seal seisis. Mul hakkas, Isabel. Oota, ma teen ka ukse lahti. Toome kassi, proovime ühe kassiga. Isos, tule siia. Isos, tule. Isos, tule, ma võtan su sülle, tule. Ära tee endale haige, tule. Tule, mu ilus tüdruk. Hoppala, 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 hoppala. Ei, Natasha. Nüüd, vend, võtame meie kassi. Dede, oota. Dede hakkab nüüd jälle hulluks minema. Dede, lase nüüd korraks. Mine välja. Ei. Oota, Dede, ei. Ärge tehke pahandust. Ei nüüd, ei. Oota. Reis, tere tulemast, Reis. Ei oota. Vaata Reisi nägu. Reis, tee üks poos kaamerale, poeg. Oota, tee. Oota. Reis, tee üks poos. Kuidas läheb, Reis? Ma ei raadsinud teda ära anda, tahtsin küll. Ma ütlesin, et oleme teda üles kasvatanud juba väiksest peale. Las ta jääb siia, vend. Reis, tule edasi, poiss. Reisi uus koht on nüüd siin. Reisil on kõht tühi. Las ta sööb oma toidu ära. Niikuinii hauguvad siin koerad, aga Reis ei tee kellestki välja, sõbrad. Vanaisa, vaata, ta jäi jälle vahtima. Vanaisa on kassiga täiesti ära pööranud. Tündide kaupa seisab akna ees ja vaatab kassimees. Tal on selle kassiga täielik kinnisidee. Vaata, neid teisi ei huvita üldse. Aga see vanaisa on nagu hull. Ma ütlen, need traadid pole ka odavad asjad. Eile andsin ma nende traadide eest peaaegu 1000 liiri. See peenike traat, ma räägin neist õukestest traatidest, ta on selle katki teinud. Nüüd peame uue ostma. See tekitas meile palju tööd. Kui ma uue ostan, siis teeme selle asja ära. Seda ma küll lahti ei võta, vend. Teeme nii seest kui väljast korralikult, et see oleks tugev. Tegelikult poleks vaja, aga tead küll neid hulle. Peame asja kindla peale tegema. Kui anname nii seest kui väljast, siis on pärast tugevam. Reis, oleksid võinud korra kaamerasse vaadata. Reis on näljane, sööb toitu. Tema pallimängu asi on ka väga ilus. Oota, ma avan korra ukse ja vaatan. Ma ostsin talle ka ronimispuu asja. Reis, kas sa oled näljane, Reis? Mine heida oma voodisse, las kõik näevad sind. Reis, heida pikali, Reis. Reis on näljane, sõbrad. Ausalt öeldes mulle väga meeldis. Kui keegi selle kujundaks, näiteks mõni arhitekt, ja sa prooviksid midagi sellist osta, siis ausalt öeldes maksaks see vähemalt 50 000 liiri. Tõesti, vaata. Minu arvates tuli see väga ilus välja, et me selle üleval kujundasime ja nii ausalt öeldes mulle väga meeldis. Reis, aga nüüd ma lähen aeda. Kas võtame selle sealt tagasi? Reis, söö oma toit ära, tehku see mu lõvipojale head. Vanaisa, ei! Oota, kas panen Rocki ka su kõrvale, oota, vaata. Rocki ja kass on parimad sõbrad, jah? Rocki, tule, Rocki ja teised. Ei, vanaisa. Rocki, tule siia.
sest Rocki mängib kassiga. Rocki, mine edasi! Sest Rocki mängib kassiga, sõbrad. Nad kaks on parimad sõbrad. Kas kassil on igav? Ma panen Rocki mängima temaga. Kass ei jäägi siia kogu aeg, aga vend, me paneme ta iga päev tuppa. Loom ei näe päikest ega saa värsket õhku. Las ta näeb natuke päikestki, ma ei lase teda nende hulludega kokku ka. Tegelikult pole vahet, kas hoida teda toas või siin. Isegi toas hoidmine on loomale suurem piin. Tal hakkab igav. Siin saab ta kogu aeg õues toimuvat jälgida. Rocki! Rocki, mängi reisiga, Rocki! Rocki seisab ka nii ilusasti. Rocki, sina, oota korraks. Lähme natuke eemale, vaatame, mida Rocki teeb. Tule, lähme korraks. Aia poole. Rocki, ma lähen nüüd. Olgu, Rocki. Rocki, ma lähen. Vaata, Rocki, vaata. Oota, Rocki, tule, lähme taha, tule. Vaatame tagant. Kass läheb tema juurde. Vaata, siit on kõrgus selline. Näed ise, koertel pole mingit võimalust ligi pääseda. Näed, kas sa näed? Siin on vabalt 2 meetrit. Vaata, Reis. Mängi Rockiga, Reis. Nede, ei! Nede, sina hoia eemale. Kass ja Rocki armastavad teineteist väga. Nad mängivad kogu aeg niimoodi maja sees, vaata. Nad on nii armsad. Kuidas ma suudan selle nüüd ära anda? Ja ta pole peale meie veel ühtegi inimest näinud. Ta ei ole harjunud. Oota, Tede, tule sealt välja. Tede, tule välja. Ära ole üle annetu. Ta ei ole harjunud inimestega, sest pole peale meie kedagi teist näinud. Sellepärast käitub ta metsikult, kui kedagi teist näeb, ta kardab. Sellepärast ma ei saagi teda ära anda. Kui ta läheb, tunneb ta end võõrana. Vaata, kui ilus siin on, kas sa näed? Päike paistab ja Rocki on ka tema kõrval. Ühel päeval ostan talle ka kaaslase, siis nad mängivad koos. Pisse! Rocki jäi ka sinna vaesekesena üksi. Rocki! Rocki! Nüüd toome kassi jälle välja, sõbrad. Kas kõik on korras? Sest nüüd läheme aeda. Oota, las ma ootan. Pissi, siia. Ei, Tede! Tede, vahepeal nad mängisid Tedega. Ta isegi ajas Tede taga. Tede, see on see kass, kes sind peksis. Kas sa saad aru? Aga nüüd Tede läheb talle kallale. Ei, Tede! Oodake. Reis, löö boksi ja pead, vaatame. Löö ükskord boksi ja pead, minu lõvi. Oota, ma filmin nüüd Tedet, oota korraks. Ei, Tede, oota. Proovime korra, oota, ma harjutan selle Tede ära, selle lurjuse. Tule. Tede, ei! Tede, ei! Ma harjutan ta teiega ära. Peatu, poiss! Ei, Tede annab obaduse ja pageb. Tundub, et annab vist obaduse ja pageb, vaata teised ei ütle midagi, aga see lurjus Tede hoopis. Peatu! Ongu! Saa korralikult tuttavaks. Oota. Nuusuta korralikult. Vaata asi, see Rocki ei ütle midagi, näed sa? Ei, Rocki lihtsalt mängib temaga ka, see on kõik. Vaata, siis ei öelnud ka midagi. Tede, ei. Tutusta end korralikult. Vaata, kas sa näed Rockit, ta suudleb teda. Tede, ei, see hull teeb kohe kiire sööstu ja tõmbub tagasi. Sellepärast ma pelgan teda. See, mida ma praegu teen, on ka väga riskantne. Ma usaldan oma koera, sest ta kuulab mu sõna. Tede, ei! Peatu, Reis, ära sina ka mulle kallale tule. Rocki, vaata kuidas Rockiga. Rocki ja tema, need kaks armastavad teineteist väga. Ei, Tede, vanaisa, nuusuta korralikult, nuusuta nagu mees. Nagu mees, ei! Muusuta nagu mees, vaata, muidu saad kassil peksa. Oota. Ka kass annab talle laksu. Kui ma lahti laseksin, Tede jookseks tema eest minema. Ärge laske end tema esinemisest petta. Hiljuti ajas kass teda siin taga. Asie, ei! Rocki, kuidas mängib. Rocki, mu lõvi. Oota, nüüd paneme kassi kinni, sõbrad. Põgenege nüüd, noored.
peatu. Väike, mine edasi. Oi. Miks ma seda sinna praegu ei pane? Paneme selle traadi sinna kõigepealt, sõbrad. Pärast seda kindlustame oma töövend. Mulle väga meeldis. Ootan teilt 10 palli skaalal hinnet. Arhitekt ehitaja Taifun Demirci teeb seda asja, vend. Ausalt öeldes mõtlesime hästi läbi, kujundasime hästi. Tänan veel kord oma venda Tšihangiri abi eest. Tänu talle, ta ei öelnud meile ära, tegi kõik, mis suutis. Me tegime midagi ilusat valmis. Nüüd hakkan ma rohtu niitma, lähme ka teiste laste juurde. Valmistame siit oma varustuse ette, sõbrad. Võtsime oma rohu, meile aeda, ma ütlen rohi. Võtsime oma bensiini. Nora, kas sa jooksid jälle ära, Nora? Ulakas, Nora. Kuhu sa aiakäärid panid, mu ilus tüdruk? Ma teen nüüd endale midagi. Me peame ühe panipaiga tegema, vend. Kõik need tööriistad ja asjad vajavad kohta, kuhu panna. Need tekitavad meile palju probleeme. Ma ei tea enam, kuhu mida panna. Nüüd. Nora! Mu ilus tüdruk, kas sa põgenesid ära? Tule siia. Vend, täna ma puhastan osa sellest aiast. Praegu näete ümbrust, kõik on räpane. Kõikjal on väga palju umbrohtu kasvanud. Me teeme need kohad korda, kui Jumal lubab. See essi osa sai täiesti puhtaks. Teised kohad jäid mustaks, aga ma tahan teilt midagi küsida, sõbrad. Mida arvate minu jänese ja papagoi ideest? Minu arvates oleks jänes tore. Kas kass mängib jänesega? Ma pole kunagi näinud, aga ilmselt nad mängivad küll. Miks nad ei peaks mängima? Ares. Kui ei õnnestu, siis lasen tal kassiga sõbraks saada või midagi sellist. Papagoi oleks seal ka ilus vaatepilt. Siristab. Mulle väga meeldivad papagoid. Õpetame talle ka mõnes sõna selgeks. Siis ongi kõik. Muide, te ei tea, mis meiega juhtus, sõbrad. Vaadake. Natasha tagumine jalg lonkab. Natashale sõitis nädal tagasi auto otsa, kui ta oli väljas. Siis juhtus suur jama ja nii edasi. Ma andsin sellele inimesele, kes talle otsa sõitis, ka korralikult tunda. Natashal on üks mure. Tavaliselt ta nii palju ei tee, aga täna hakkas ta natuke rohkem lonkama. Tavaliselt see nii ei olnud. Skybaba, Marla, Apollo, mis teete, noored ja need, kes end noorena tunnevad? Minu lõvid. Nüüd võtame siit oma õli. Ma panin ka Marla sinna kinni. Apollo murdis ka keti ära, ma panin ta ka sinna. Teen neile jälle ühe koha korda. Las ma teen selle aia korda, sõbrad. Pärast seda jõuan kõigini. Praegu on talu väga suur. Kogu aeg tuleb midagi teha, vaata. Kas oleksid arvanud, et kassiga tuleb tööd? Eelmisel korral, kui ma seda tegin, jagasin seda Instagramis. Noh, kalluta seda, poeg. Kalluta seda. Me saime need niisama tasuta kalluta, poeg. Keegi pole küsinud, kas ma teen kassile kohta. Oota, poeg. Kõik arvasid, et ma panen sinna linnu või midagi sellist. Tõenäoliselt olid kõik šokeeritud, kui kuulsid, et ma tegin selle koha kassile. Mis me siis teeme, vend? Ilus süsteem. Said aru, me teeme veel palju asju, tasapisi. Kõik maksab hinge hinda. Ärge laske end petta sellest, et see on väike koht. See läks jälle terve varanduse maksma. Et loom saaks mugavalt olla. Minu prioriteet pole, et ta oleks selle maja sees. Oota, Dede. Oota, Dede. Dede, ulakas Dede. Sa sured jälle uudishimust ära, mis nüüd juhtus? Ärge pange Dedet tähele. Ma armastan seda vängat väga. Ta on minusse väga kiindunud. Tavaliselt nimetame seda, mida ma tean, kinnijäämise harjumuseks, millelegi. Oota, Dede, poeg, ei, sul on mingi asja kinnisidee tekkinud, aga ma ei saa aru, mille vastu. Kas sa arvad, et mul on ikka veel kass käes? Mul ei ole kassi süles, ma jätsin kassi koju. Ilmselt arvavad sõbrad ikka veel, et kass on minu juures. Võta Feisalist natuke pilti. Kuule, puhas karismapomm, mis sa teed? Anatoolia, tõeline lõvi. Minu kena poeg, sinu karismas piisab, ärge segage meest. Natasha, sul jalg veel valutab, aga sa jätkad ikka, tütrek. Tule siia. Aga Natashal polnud jalaga nii suurt probleemi. Kas ta äkki kakles kellegagi? Ta polnud selline, sõbrad, ta jooksis ikka edasi. Ühte jalga ma märkasin. Nüüd, vend. Vaata, näed, keegi on selle juhtme katki tõmmanud. Selle juhtmega polnud asi nii. Oota, Dede.
selle juhtmega polnud asi nii, kas see nüüd üldse töötab. Need koerad ajavad mind hulluks. Tegelikult on neist kõigist ainult kahju, ärge laske end petta. Ausõna kahju ainult. Need siin, just need. Mees jääb neist lausa vaeseks. Dede, kassi pole, poeg pole. Mul pole kassi kasja, jätsin kassi rahule. See arvab ikka veel, et kass on minu süles. See masin ei pruugi praegu töötada, suure tõenäosusega ei tööta, aga loodetavasti töötab. Nojah, paneme natuke sisse, proovime ära, vaatame sõbrad. Nad on selle juhtme lahti tõmmanud. Täitsa hullud. Oi, kas sa tulid, tütreke? Ma panin sellele tüdrukule nimeks Karolin. Karolin? Karolin, mida sa teed, kaunitar? Karolin? Kust me peaksime kõigepealt niitma hakkama, kui see muidugi töötab? Läheme külje poole. Bismillahirrahmanirrahim. Peatud enne, kassi pole, kassi pole. Otsib kassi embrist, tead küll. See läks kohe käima. See läks käima, aga midagi läks valesti. Peatud Ede, jookse ära. Ede, jookse, poeg. Ede, jookse, poeg. Ede, vaata, ma vannun, ma lõikan su läbi. Siia. Ma olen liiga palju õli pannud, vaata, see ajab palju suitsu. Tavaliselt paned selle masina niimoodi õlale või midagi. Sellel on oma kinnitus. Siis on sellel tavaliselt ka suu kaitse peal, aga meil pole midagi sellist. Kõik läks katki. Teeme seda nüüd jumala hooleks jättes. Ainult, et seda teha on mõnus. Mulle see meeldib ka. Ilm ei lähe palavaks. Täna on jälle mõnus soe. Kule, näiteks peaks prille ka kandma. Näiteks siin on kivi, ma ei saa väga madalalt niita. Kivi põrkab silma. Need kohad teeme kõige lõpus ära. Nüüd lähme siia sisse, vend. Lähme siia sisse, puhastame selle koha ära, vaatame. No jaa. Mis seal on? Kas seal on traat? Roi jääb masinasse väga kinni.
nüüd lõikasin sealt ühe osa ära, aga vend, bensiin sai otsa. Bonjour! Bonjour, mida sa teed? Karamell, sütt, köpük. Vabandust, Vamuh. Muidugi, me kaotasime ühe oma kitsedest. Bonjour, bonjour! Lase need bonjour'id ka lahti, vend. Oota, vanaisa, oota. Oota, vanaisa, oota. Siit on ka väga hullult pikaks kasvanud, vaata siia, vend. Vaata neid kohti. Hullult on pikaks kasvanud. Need kohad teeme ka puhtaks, vaatame. Meil on päris palju tööd, koht on suur, sõbrad. Näita lõvisid ka korraks. Esko! Hector! Maria, Carlos, Alex! Kas te jälle lagastasite puurid ära? Hea töö, mu lõvid. Papa pesku need kohad korralikult ära. Odin, Bella, noored lagastasid puurid ära. Puurid on ära lagastatud, tubli töö teil. Nüüd oota korraks, mu tüdruk. Lasse kitsed lahti, vend. Bonjour, tulge siia. Peatu, mine. Neid peame Faisali eest kaitsma. Mine, tütreke. Las nad nüüd söövad rahulikult rohtu. Ma enam ei lase kitsi hommikuti välja. Miks ma hommikul välja ei lase? Kastega rohu andmine on ohtlik, sõbrad. Nii me kuulsime ja õppisimegi. Kui rohi on kuiv, siis tuleb anda. Mitte siis, kui kaste on peal. Teil on ühte rehaga vaja. Kuhu ma selle reha panin? Tulge siia, Ponsuk, jookse! Kaval Natassa! Ära puutu bonjuhkid! Ärge puutuge mu kitsi! Ärge puutuge mu beebisid! Mašallah teile! Kui Jumal annab, toon varsti lambad, sõbrad. Toon 3 talle. Lisame ka nemad nende hulka. Oodake nüüd, Ära puutu, Natassa, ei. Nüüd korjame need rohud kokku, eks. Pärast seda annan kogutud rohud hanedele, kanadele, partidele. Nemad söövad need ära. Seina. Nad ei saa süüa, vend. Aed on suur. Millist rohtu nad peaksid sööma? Me laseme nad lihtsalt lahti, et kitsed rohud ära sööksid. Selleks ongi Faisal olemas. Kitsed on olemas, aga nad ei jõua kõiki ära süüa, millist nad siis sööma peaksid. Biibi, mida te teete, mu kallid? Mu kaunid, mis teete? Näita mulle seda kohta, mille ma niitsin. Selle osa tegime lahti. Me ei saanud veel täielikult niidetud. Minu kasutatav trimmerijõh on paks. See on paks, aga need siin on õukesed, sõbrad. Siipol Tšerib. Ma kasutan paksu tahklikult, sest siin on paksud rohud, aga siin on lilled ja muud. Sellepärast läkski nii. Oota! Jookse sealt ära. Seekord takerdub jälle, sest siin on lilled. See on ju pehme. Nüüd korjame kokku, mida saame. Tegelikult, kui ma niidaksin vikatiga, kui masinat poleks. Ma teen selle ära. Masin purustab, aga vikat lõikab sirgelt. Talveks pead sa selle nii valmis panema ja koguma. Paned selle ühte tuppa sisse. Talvel kitsedele, haanedele, partidele söödaks. Vanaisa, kas sa arvad ikka veel, et kass on minu juures? Karolin. See vanaisa on hulluks läinud, jookse. Jookske nüüd, pärast mängite, oodake. Las ma korjan need rohud ära. Ooda, vanaisa, ei. Praegu. Võtame selle ka niimoodi, vend. Tulge siia. Las haaned ja pardid peavad pidu. Las nad söövad kõhu täis. Tule. Faisal, peaasi, et Faisal kitsi ei näeks, aga Faisal. Ta on varju läinud. Oota, Karolin. Kas sina hakkad ka rohtu sööma? Ma pean need teed ka ära liitma. Haned, tulge siia, tulge! Vaata, nüüd nad tulevad. Tule. Las nad nüüd söövad seal rohtu. Söövad rohelist. Ma annan neile iga päev, nüüd kui rohtu on. Ma isegi vähendasin natuke sööta. Ma annan neile pidevalt rohelisi, sest haned, pardid, kanad ja muud linnud armastavad rohelisi. Vaata, kui kukk näeb, pistab kohe nahka. Vaata, ühe juba võttis. Tegelikult enamik inimesi ei anna hanedele üldse sööta, lasevad nad otse karjamaale. Kui ma teaksin, et meie koerad ei ründa. Kus on need 12 hane?
Nad on vist ikka veel pesal. Nojah, nüüd tulid kanad ja vardid. Mašallah, see koht on minu rahupaik. Kui siit keskelt ka rohi kasvaks, oleks väga ilus. Nad on selle koha ära kuivatanud, vend, siin ei kasva ei rohtu ega midagi, ainult kuiv maa. Kui rohi kasvaks, oleks ilus. Basseinidki on kuumuse tõttu ära kuivanud, vihma ka ei saja. Meie bassein on ka ära kuivanud, sinna peame natuke vett juurde panema. Aga vaata, selle sildi panin ka siia poole ülesse, kuidas tundub? See on jälle viltu läinud, peame selle korda tegema. Oota, las ma panen selle siit läbi, vaatame. Kitsed rikuvad selle ära, kitsed. Nad võtavad selle suuga ja tõmbavad ära. Taifun Baba tallu on nüüd siin kirjas. Siin on selle koht parem. Otse silme ees, nähtav. Nojah, sõbrad, ma jätkan vaikselt selle heina niitmisega. Sellega läheb vist õhtuni, las ma koristan need kohad korralikult ära, et siin oleks puhas ja avar. Täna mõtlesin teile näidata kassi uut kohta. Kui teil on ka mingeid soovitusi talu kohta, et seda või teist võiks teha, või kui arvate, et mõnda kohta võiks paremini ära kasutada, kuule, võta Isabelist ka üks kaader, kuidas ta lamab. Ta on oma kõhu ka välja ajanud. Isaš. Minu väike tüdruk, minu ilus tüdruk. Mašallah sulle, vaata seda armsat nägu. Oh, minu armas tüdruk. Mašallah, minu iludusele ma annaksin sinu eest kõik. Nagu ma ütlesin, kui teil on neid, kirjutage kommentaaridesse. Hästi, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge tublid. Olge terved, mu sõbrad.